Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Sel aastal korraldab Kaitseministeerium esmakordselt reservväelaste nädalat, mille eesmärk on ühiskonnas esile tõsta ning tunnustada reservväelasi, riigikaitse põhijõudu. Nädal sai korraliku avapaugu Vabaduse väljakul reservväelaste nädala perepäevaga, kus näidati kaitseväe tehnikat ning nii vormis kui rahvariietes tantsijad üllatasid kohale tulnuid. Ma arvan, et see idee iseenesest oleks pidanud juba sünnima palju varem, sest et kui me vaatame kogu meie Kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaaja võimekust, siis see ju põhinebki reservil. Statistika järgi on täna meil suuruses 90 000 reservväelast. No, kui me läheme detailidest, tõenäoliselt see päris sellises mahus võitlevaid hingi meil ei ole, aga see ei tähenda, et need inimesed on osa ühiskonnast ja moodustavad kriisi ja sõja ajal ju meie Kaitseväe armee. Ühiskonna kõrget toetust riigikaitsele näitavad ka enam kui 200 ettevõtted, kes riigikaitsjatele soodustusi pakuvad. Soodustused on nähtavad Kaitseväeteenistuse veebis. Mis tunne on, et teile kui reservväelastele on nüüd terve nädal pühendatud? No tunne võimas, sellist asja on oodatud ikka pikalt. 1, 2, 3.